Nii, Kristin ja Elina maailmameistrivõistluste debüüt lõppes kohe võiduga, nukid teile selle eest. Ja ennem kui me nüüd selle mängu juurde lähme, äkki räägite üldse, mismoodi te siia jõudsite, mis juhtus, kuidas atmosfäär siin maailmameistrivõistlustel üldse on? No siia tulek oli väga tormiline, et pagas jäi maha ja hotelli oli natuke algus ülesse, aga loodame, et need viperdused laabuvad ja et meil pagas varsti saabub järgmiseks mänguks. Pidime tõepoolest minema ja uue särgi tegema, sellepärast, et tüdrukud otsustasid kaasa võtta erinevat värvi särgid maailmameistrivõistlustele. Ikka juhtub. Aga nüüd tulles mängu juurde tagasi, et väga-väga hästi mängitud. Kas teil oli ka treeneritega mingisugune plaan paika pandud, et mismoodi te selle tugeva Saksa paari alistate? Jah, oli küll plaan paigas, et proovisime teha hästi palju erinevaid serve ja kasutada enda tugevamat poolt, ehk siis mõlemad mängida eest käega. Kuidas teile siin maailmameistrivõistlustel üldse nagu meeldib? Meeldib. Suur saal, hoopis teistsugune mängida ja rahvast on saalis palju, et meeldib mängida. Kes on, Elina, sinu lemmik meesmängija siin maailmameistrivõistlustel? No siiski legendaarne Lindan. Selge, ja Kristin, sinu oma? No ma nõustun Elina, kuidas siis muidu? Aga järgmises ringis tulevad teil vastu tugev Vene paar. Kas te oskate kohe nagu esmapilgul selle kohta midagi öelda? No klassikaline Vene naispaar, meeldib palju eeskäega kaitsta ja tugevaks nagu rünnata ja tugevaid lööke austada. Pehmed taga mängida ei meeldi. Mis võiks olla nagu selline relv teil nende vastu? Kasutada nende agressiivsust nagu, et mitte mängida nende agressiivset mängu, vaid just sellele vastata mingi kavalavate löökidega. Aga igal juhul loodame, et pagas jõuab kohale ja mäng peaks toimuma kolmapäeval, kui ma ei eksi. Et siis kõik hoidke meile pöialt.